Me läheme täna sõitma Kia e-Niroga ehk siis Kia Niro elektrilise versiooniga. Tuleb tunnistada, et ma liiga palju selle auto kohta ei tea, selleks mul on siin brosüür ja hinnakiri. Tutvun päeva jooksul. Ühte numbrit mäletan. Sõidu ulatust lubab tehas 455 kilomeetrit ja eelkõige selle panemegi täna proovile. Sõidame läbi ilusa Eestimaa ja vaatame, kaugele me jõuame. Me hakkasin maja eest sõitma. Auto näitas, et 405 kilomeetrit saab sõita. Nüüd saab juba 409. Nüüd siiamaani me energiat pole kulutanud, aga meil on pikk päev ees. Esimene sihtpunkt on Nõva. Me sõidame väga erinevaid teid. Me jätame suuremat maanteed sisse, väiksemat maanteed, ilmselt leiame ka kruusateed ja jätame tee peale ka ühe ringraja. I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I tried to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do. Tegime väikse puhkepeatuse ja näed, leidsime sellise 3 põrsakese garaaži. Ma ei tea, kas elektriauto saab nii öelda, aga paneme hääled sisse ja sõidame edasi. Nõval on kunagi siukene kauplus olnud. Kirjade järgi on siin müüdud piima, võid, maiustusi, leiba, saia. Väga oluline on kompotid ja pudukaubad. Ja meie vaatame nüüd siia Kia pagasnikusse. Kui sa oleksid tulnud siia poodi pudukaupu ostma. Litraasi mina ei tea, palju siia sisse mahub, aga siin on näiteks üks kingikott Kialt. Meil on siin laadimiskaabel, ohutuspakett ja muidugi siukene tavapärane filmimiseks vajaminev igasugused kohvreid, asju, arvutid. Nüüd, kui arvestada selle auto suurust ja võib-olla milleks Niro, e-Niro mõeldud on, siis ma arvan, et see on täitsa piisav pagasnik. Me oleme Nõva mõisakohvikus, täpselt 100 kilomeetrit on sõidetud ja rääkides selle auto laadimisest, siis näiteks kui siia mõisakohviku terrassile paneks selle auto laadima, siis täitsa tühja aku saab täis 29 tunniga, aga kiirlaadjas käib see kõik alla tunni aja. Meie sõidame Pärnu poole edasi. Ei saa veel akku lühja. Sada 50 kilomeetrit sõidetud, väike kõrvalepõige Haapsallu, meil on seal jääkaru ilusti mere sees. Keskmine energiakulu on olnud 14,2 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile. Samamoodi jätkame, siis 400 pluss kilomeetrit pole mingi küsimus. Aga pargipingil siin istub üks vanahärra ja lähme küsime, mis tema elektriautodest arvab. Tervist! Selline küsimus. Me oleme siin ühe elektriautoga sõitmas. Kas teie olete kunagi elektriautoga sõitnud? Ei ole. Kui vana te olete? 92. 92? Või saan 93. Kui palju teil autodega üldse kokkupuudet on? Minul ma lõpetasin tehnikumi 1953. Aga lähme teeme ühe väikse tiiru elektriautoga. Lähme sõidame. See oleks põnev käid. Jala ei viitsi nii palju käia, muidu ma käisin jooks. No, näed. Käima läheb niimoodi. Ühtegi mootori häält ei ole, sest ei ole ju mootorit, mis käima peaks minema. No jah, aga see võib segadus saada. See võib segadus saada. Siin on tegelikult niimoodi, et jalakäijad seda autot kuuleksid, siis jalakäijatele on väljas siukene ufolik hääl nagu juurde pandud. Kaassõitja peab vestlema. Et nii vaikne ei oleks. No aga näed. Sellises vanuses saab ikka uusi asju proovida. 92-selt elektriautoga sõidetud. Aga ma pean selle laskma üles märkida. Nii lõsaks, et me ei märgi enam üles ka meil, mis põnevad asja pole teinud. Tule ka tänud sulle. Igavesti vahva. Elektriautoga sõidetud.
Me oleme Lihulas Särtsu baaris elektriautoga 212 kilomeetrit sõidetud. See sõit on olnud väga mugav, sellepärast, et sellel Kia e-Nirol siin on istmed jahutatud, kõik moodsad juhiabisüsteemid peal. Väga kihvt asi ikka elektriautol on tegelikult see mootoriga pidurdamine. Ja nüüd juba käed veidi sügelevad, sellepärast, et kui me oleme ikkagi rahulikult maanteed pidi kulgenud, siis nüüd me oleme teel ringrajale. Instincts going no, looking bad like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark shade of orange when I burn it. Looking like a zoo in here, whole crew in here. What it do in here? Think I lost my mind. Loose screw in here, then I walk outside. And everybody looking at me while I got them all in my... No ringrajal mina ei ole ennem elektriautoga olnud, nii et mõistlik ongi siukse linnamaasturiga alustada, aga ma arvan, et niivõrd kummaline ei olegi võib-olla minul siin sees, kui nendel, kes väljapool autot viibivad, sellepärast, et ringrajal kihutada niimoodi, et põhimõtteliselt mingit häält nagu ei olegi, siuke vundamine ja rehvimüra. Mootoriga pidurdus on muidugi omaette efekt elektriautol siin kihutades. Sellega ei oska nagu hästi arvestada. Äge. Maru äge, noh. Tuju läheb kohe heaks, ilm on ka nii õige. Ringrajal on iga autoga alati tore sõita. Elektri Kia e-Niro, emotsiooni täitsa lahedalt. Ja no ilm on täna siuke kergelt märga asfalt asjad. Ega ei tahakski ära minna, aga peale seda kihutamist näitab, et 150 kilomeetrit saab veel sõita, nii et 400 pluss ei ole meil täna probleemiks. No kihutasime mõned ringid veel peale, nii et nüüd näitab, et 134 kilomeetrit on sõita. Nii et tagasi Tallinnasse. Masin näitab, et 22 saab veel, 19,4 on Viking Motorsisse. Sõit on ju siiamaani olnud tegelikult mõnus, aga nüüd juba natukene paneb muretsema, et kas oli vaja ringrajal see, et teeme ühe ringi veel. 800 meetrit. Palju tuleb siis? 420 tuleb äkki täis. 420 kilomeetrit on sõidetud. Ja siis see juhtub. Sisepõlemismootoriga auto on laadja kõrvale pargitud. Elektriline linnamaastur Kia e-Niro on meid tagasi toonud Viking Motorsi maja ette. Me oleme sõitnud maha 420 kilomeetrit. Ja paberites lubatakse 455, aga me kihutasime 5 ringi ringrajal. Ja kui võtta ette nüüd veel, et aku mahutavus on 64 kilovatt-tundi ja meil oli keskmine kulu 15,3 kilovatt-tundi 100 kilomeetril, siis peab ka matemaatika paika. Veidi üle 200 hobujõu jõudlust. Ma ei tea, siin on kõik lisavarustus ka mõnust peal olemas, väga kihvt. Peal niisugust pikka päeva ja sõites taga metsateid, kruusateid, ringrajal pannes teda kohtadesse, kuhu ta sobib, kuhu ta ei sobi, siis minu arust tulevik on kohal. Ma lähen koju.